teema, kapital ja kultuur, kõlab nii kõikehõlmavalt, et siis peaks rääkima terve filosoofia. Filosoofia ajaloo, raha ajaloo, kultuuri ajaloo, seda ilmselt ei jõua. Aga viimasel ajal, õieti küll paarikümnel viimasel ajal, on globalistlik, liberalistlik niisugune postulaat olnud, et kapitalil pole rahvust, pole riiki. See kuidagi on nagu kõlama jäänud, aga see pole ju päris õige. Kui me vaatame, kuhu kapital on akumuleerunud, siis sellel on ikka väga selge rahvuslik iseloomuld. Ja teatavast tasemest alates, kui on kapitali juba küllalt palju kogunenud, siis see kapital tahab ikka ennast transformeerida mingisse kultuuriruumi metseenlusena, sponsorlusena. Ja nii on palju huvitavaid kultuurikeskusi tehtud jumelt kapitalirahaga, ilma mitte riikliku rahaga, eks ole. Ja see on tee, mis on Eestis veel väga, väga nõrgalt nagu käima läinud. On toredaid näiteid, kus raha on juba transformeerunud kas siis huvitavateks kunstikogudeks või siis sponsortoetusteks kultuuritegudes. Ja mida tahaks ma selle jutuga siis öelda on see, et kui lihtsalt kapitali koguda kapitali pärast, raha pärast, siis see kaob koos selle kogujaga. Aga ajaloolise ja suurema tähenduse annab ta ikkagi siis, kui see kapital on väärtustatud kultuuriga ja midagi pole teha, kultuuril on siiski rahvuslikud ja riiklikud juured, riiklikud pärast seda, kui tekkisid rahvusriigid. Võime ju rääkida ka kultuurist kui globaalsest nähtusest, tõesti kõrgkultuur ulatub üle maailma, aga alguse on ta saanud ikka konkreetsest rahvusliku kultuuri keskkonnast ja kui ta on piisavalt huvipakkuv, muutub ta ka globaalseks, kuid ei saa tekkida lihtsalt globaalset kultuuri kohe, nii nagu me praegust oma eurolauludega üritama kohe teha mingit abstraktset euromuusikat inglise keeles, unustades ära tegelikult siis jah, et asi peaks baseeruma siiski nii-öelda kultuurilisel põhjal, mis hakkab juba lapsepõlvest peale, koolist jätkub ja nii edasi. Ei ole kultuuri, mis hõljuks lihtsalt maailma kohal.